Tere, armas teeline! Oleme jõudnud mõtiskluste seerias Joosua raamatust 5. mõtiskluse juurde. Tänase mõtiskluse alustan tekstiga Joosua 10. peatükist salm 42. Kõik need kuningad ja nende maad vallutas Joosua ühe hoobiga, sest Issand, Iisraeli Jumal, sõdis Iisraeli eest. Joosua raamatus on mõningaid tänapäeva inimesele häirivaid asjaolusid. Tõsiseid küsimusi tekitab mõte jumalikust ehk pühast sõjast, kus räägitakse ühest inimrühmast, kellel on Jumalalt saadud volitus hävitada teine rühm inimesi. Vanas testamendis olev jumaliku sõja teema on keeruline teema. Jumal näitab ennast Vanas testamendis universumi kõikvõimsa isandana, seega peab kõik toimuv olema kuidagi seotud tema otsese või kaudse tahtega. Nii muutub möödapääsmatuks ka küsimus, kuidas saab Jumal midagi sellist lubada. Möödunud mõtiskluses nägime, et Jumal ise on osaline konfliktis, mis on kaugelt suurem kõigist inimajaloos toimunud või käimasolevatest sõdadest või lahingutest. Võitluses, mis tungib isegi meie igapäevasesse ellu. Samuti nägime, et nii piibelliku kui ka ilmaliku ajaloo sündmustest võib täielikult aru saada ainuüksi selle konflikti ehk jumaliku konflikti valguses, suure võitluse valguses. Selleks, et täielikult aru saada, mida mõeldakse Kaananit asustavate rahvaste patusüü all, on meil vaja vaadata Joosua raamatust kaugemale, oli ju toona päevakorras Kaanani maa ülevõtmine. Aga nüüd loen mõningad tekstid. Kõigepealt 1. Moose 15. peatükist. Alles 4. põlv tuleb siia tagasi, ehk siis tõotatud maale, sest eemorlaste süü ei ole tänini veel küllaldane. Toona ütles Jumal seda Abrahamile. Kuid nüüd 3. Moose 18. peatükist saame lugeda järgmised mõtted. Jumal ütleb oma rahvale, ärge roojastage endid mitte ühegagi neist asjust, sest nende kõigiga on endid roojastanud need paganad, keda ma ajan ära teie eest. Siis kes ajab? Jumal ajab ära. Maa on roojastunud. Mina karistan tema patusüüd ja maa sülitab välja oma elanikud. Aga teie, pange tähele minu seadusi ja kohtuseadusi ja ärge tehke mitte ainsatki neist jäledustest, olgu päris elanik või teie keskel asuv võõras, sest kõiki neid jäledusi tegid teie eel sellel maal olnud mehed ja maa on saanud roojaseks. Et maa ei sülitaks teid välja, kui te seda roojastate, nagu ta sülitab välja rahva, kes oli seal enne teid. Jah, kõik tegijad, kes teevad midagi kõigist neist jäledustest, tuleb hävitada oma rahva seast. Pange siis tähele, mida tuleb tähele panna, et te ei täidaks neid jäledaid kombeid, nagu on tehtud enne teid, ega roojastaks endid nendega. Mina olen Issand, teie Jumal. Ja 5. Moose 18. peatükis öeldakse rahvale järgmised sõnad. Kui sa jõuad sellele maale, mida Issand su Jumal sulle annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi. Ärgu leidugu see keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajat ega nõida, ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat. Sest igaüks, kes seda teeb, ütleb Jumal, on Issandale jäle. Ja nende jäleduste pärast ajab Issand sinu Jumal nad ära sinu eest. Ole laitmatu Issanda oma Jumala ees, sest need rahvad, keda sa ära ajad, kuulavad pilvest lausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole Issand sinu Jumal selleks luba andnud. Prohvet Esra kaudu Jumal andis oma sulastajate prohveti läbi öeldes järgmised sõnad. Maa, mida te lähete pärima, on rüvetatud teiste maade rahvaste jäleduste pärast, millega nad selle oma rüveduses on täitnud äärest ääreni. Vihje annavad meile nende rahvaste jäledad tavad.
ohverdatakse lapsi, tegeldi ennustamisega, nõidumisega, märkide otsimisega, kutsuti välja surnuid ja vaime. Iidsed Shamrast avastatud Ugariti tekstid võimaldavad heita lähemalt pilku kaanalaste usundile ja ühiskonnale. Kõik see näitab täna, et niisuguse kultuuri hukkamõistmine on vägagi arusaadav ja Vanatestamendi moraalinormide põhjal ühtlasi ka õigustatud. Kaanalaste usund põhines uskumusel, et loodusnähtusi, mis tagasid viljakuse, kontrollisid jumalate ja jumalannade vahelised seksuaalsuhted. Niisiis kujutasid nad jumaluste seksuaalelu ette oma seksuaalkäitumise alusel ning harrastasid suguelul põhinevaid riitusi, et õhutada jumalaid ja jumalannasid sama tegema. Sellise mõttekäigu tõttu seati sisse nõndanimetatud püha prostitutsioon, mis puhul nii mees kui naisprostituudid osalesid ohjeldamatute riitustel, seda kõike osana oma usuelust. Teadupärast ükski rahvas ei saa tõusta kõrgemale moraalsest seisundist või sellest, millised on nende jumalad. Kui kaanalaste arusaam oma jumalatest oli selline, siis ei ole üldsegi ime, et nende usukommete hulka kuulus laste ohverdamine, mille vastu piiblis Jumal on väga resoluutselt ei ütlev. Kõlab ehk pisut häirivana, kui ütlen, et tänapäeval käib laste ebajumalatele ohverdamine palju rafineeritumal moel. Mul on täiesti arusaamatu, kui kristlasest vanemad hangivad oma lastele tabletid või moblad selleks, et nad oleksid neid mitte tülitavad enam. Et lapsed võiksid olla hõivatud kõige sellega, mida internet neile pakub. Milline ajupesu! Ja selles ei nähta enam mingit ohtu lapse elupildi kujundamisel ja siis peatselt küsitakse, meie armastame Jumalat, aga miks lapsed sellest ei hooli? Arheoloogilised tõendmaterjalid kinnitavad, et Kaanani elanikud ohverdasid sageli oma vastsündinud lapsi jumalatele nõndanimetatud, tegelikult kurjadele vaimudele, keda nad kummardasid. Suurtest votiivkirjadega pottidest leitud väikesed purustatud luustikud annavad tunnistust nende alandavast religioonist ja sellest, mida see paljudele lastele tähendas. Seega ei olnud kaananlaste hävitamine kuidagi tagantjärele tulnud mõte, midagi, mis tekiks pärast Jumala otsust anda Kaananimaa iisraellastele. Kaanani elanikele määrati katseaeg, halastuse lisaaeg, mille jooksul oli neil võimalus enda keskel elavate usuisade tunnistuse kaudu näha Jumalat ja tema iseloomu. Neil oli antud võimalus, aga nad ei hoolinud sellest ning jätkasid oma õõvastavaid elukombeid seni, kuni issandal tuli kõik see ära lõpetada. Jumalal on selle maailma asjades alati öelda viimane sõna. Aga miks, ma väidan, seda kuulake nüüd, mida piibel ütleb. 82. psalm ütleb nii. Jumal seisab jumalikus kohuduses. Tema mõistab kohut jumalate seas. 96. psalm ütleb. Öelge paganate seas, issand on kuningas. Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu. Tema mõistab rahvastele õiglast kohut. Ja kui Paulus kirjutas noorele Timoteosele, siis teises kirjas 4. peatükis ma loen, ma vannutan sind Jumala ja Kristuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Ja kui Paulus teadis oma elupäevi üsna lähedal lõpupoole olevat, ütles, nüüd on mulle valmis pandud õiguse värg, mille issand õiglane kohtunik oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Jumala iseloomu pühadus tähendab, et patt ei või tema ees püsida. Jumal on kannatlik ja armastav, kuid patt peab lõikama oma lõplikku vilja, milleks on Rooma kirja 6. peatüki põhjal surm. Jahve kuulutas sõja patule, sõltumata sellest, kus seda leidus, kas Iisraelis või kaanalaste hulgas. Pühades sõdades osalemine
ei pühitsenud Iisraeli kuidagi rohkem kui teisi rahvaid, isegi siis, kui viimastest said Jahve kohtuotsuse täideviijad. Erinevalt teistest muistse Lähis-Ida rahvastest said iisraelased oma nahal tunda tagasilööke pühas sõjas, kui Jumal ei võidelnud nende eest, vaid nende vastu sellega, et võimaldas nende vaenlastel neid rõhuda. Kogu käsitlus pühast sõjast saab mõista ainuüksi sel juhul, kui seda vaadeldakse Jumala kui kohtuniku tegevuse valguses. Nii vaadelduna omandavad Iisraeli vallutussõjad hoopis teistsuguse perspektiivi. Vastupidi imperialistlikele sõdadele, mille eesmärk on eneseülistus ning mis olid väga tavaliselt muistses maailmas ja kahjuks ka tänapäeval, ei pidanud Iisrael sõja käigus enda hiilgust kasvatama, vaid kehtestama Jumala õigluse ja rahu maa peal. Niisiis on pühasõja käsitlusest arusaamise keskmes Jumala valitsemine ja vääramatu väemõiste, mis on olulisel kohal Jumala kui sõdalase kujundis. Jahve kui sõdalane, nagu kohtunikki, on pühendunud oma iseloomu peegeldavate õigusriigi põhimõtete elluviimisele, kindlustamisele ja alalhoidmisele. Pilt Jumalast kui sõdalasest ning pilt temast kui kohtunikust ja kuningast kinnitab, et Jahve ei talu igavesti mässu oma kehtestatud korra vastu. Järelikult võib kindlalt öelda, et Jahve tegevuse eesmärk ei ole kunagi sõda ega võit ise, vaid õigluse ja rahu taastamine. Lõppkokkuvõttes, kui tegutseja on Jumal, siis on kohut mõista ja sõda pidada sama, mis õiglust jarule seada. Aga milline siis oli Jumala plaan kaananlastega? Jumalal oli eesmärk ühenduses Iisraeliga, et nad oleksid tema valguse peegeldajad paganate keskel. 1. Moose 12. peatükis saame lugeda Aabrahami kutsumisest ja piibel ütleb, Jehova ütles Aabrahamile, mine omalt maalt, oma sugukonnast ja isakojast maale, mille mina sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Aabrahami järeltulijatega kohtudes ja nendega läbides oli kõigil rahvastel võimalus saada ettekujutust tõelisest Jumalast. Jumala eesmärgiks oli ja on tänini veel meeleparandus, ebajumalaist ja mägallikest tavadest loobumine ja nende jätmine, sest Jumal ei soovi ega taha, et keegi hukkuks. Võime vahepeal küsida, aga kui palju aega andis Jumal kaananlastele? 1. Moose raamatu 15. peatükk vastab nendele küsimustele. Salmis 13 öeldakse, Aabrahami järeltulijad pidid olema võõrastena võõral maal 400 aastat. Ja salm 14 teatab, Jumal lubas mõista kohut egiptlaste üle ja tuua oma rahvas sealt välja suure varandusega. Salm 16 samast peatükist ütleb, alles 4. põlv tuleb siia tagasi, sest eemorlaste süü ei ole tänini veel küllaldane. Ühe põlvkonna ajaks loeti 100 aastat. Eemorlaste all mõeldakse siin kogu Kaananimaa elanikkonda. Seega siis andis Jumal kaananlastele aega meeleparanduseks ja Jumala poole pöördumiseks koguni 400 aastat. Kaananlastega seonduv oli tegelikult 4-osaline. Esiteks, kaananlaste religiooni hävitamine. Hävitamisele kuulusid nende ebajumalad, nende altarid ja nende kummardamise süsteem kogunisti. 5. Moose 7. peatükis saame lugeda, kui Jehova su Jumal viib sind sellele maale, mida sa lähed pärima, ja ta ajab sinu eest ära paljud rahvad, hetiidid, kirgaaslased, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jõbuuslased, 7 rahvast, suuremad ja vägevamad sinust. Ja edasi piibel ütleb, aga talita nendega nõnda, kiskuge maha nende altarid, purustage nende ebaususambad, raiuge katki nende viljakustulbad ja põletage tules nende ebajumala kujud.
edasi piibel ütleb, nende jumala kujud põletage tules. Ära himusta hõbedat ja kulda nende pealt ja ära võta seda enesele, et sind sellega ei võrgutataks, sest see on jäledus Jehoovale, sinu jumalale. Ja 2 Moose 34. peatükis öeldakse, vaid lammutage nende altarid, purustage sambad ja raiuge maha viljakud sulbad, sest sa ei tohi kummardada teist jumalat, sellepärast et Jehoova nimeks on püha viha, ta on püha vihaga Jumal. Esimene õppetund. Laostumise vältimiseks pidi Iisrael hävitama kõik elemendid, mis levitasid korruptsiooni ehk ebajumalateenistust. Teine punkt. Kaanalaste endi väljatõrjumine. 5. Moose 7. peatükk lisab, kui sa ütled oma südames, need rahvad on minust suuremad, kuidas ma suudan nad ära ajada, siis ära karda neid. Tuleta ikka meelde, mida Jehoova sinu Jumal tegi Vaaraole ja kõigile egiptlastele. Ja 5. Moose 6. peatükk ütleb, ja kui Jehoova sinu Jumal viib sind sellele maale, mille ta vandega su vanemaile, Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile on tõotanud sulle anda, suured ja head linnad, mida sina pole ehitanud, ja kojad täis kõike head, mida sina pole täitnud, ja raiutud kaevud, mida sina pole raiunud, viinamäed ja õlipuud, mida sa pole istutanud. Kõiki linnu ja külasid ei hävitatud. Täielik vallutus oleks kõik hävitanud, ometi tungivad nad täiuslikult kodadesse, viinamägedele ja aedadesse. Arheoloogilised tõendid viitavad 3 linna hävitamisele vallutamise käigus ja piibel ütleb, et 3 linna põletati täiesti maha, nendeks olid Jeeriko, Ai ja Haasor. Tol ajal olid sõjaväekindlused need, millele inimesed lootsid. 2. Moose 23 ütleb, mina läkitan su eele masenduse, ütleb Jumal, et see ajaks su eest ära hiivlased, kaananlased ja hetiidid. Ma ei aja neid sinu eest ära 1 aastaga, et maa ei jääks tühjaks ja sulle ei sigineks metselajaid. Ma ajan nad sinu eest ära vähehaaval, seni kuni sina sigined ja pärid maa. Kas sa panid tähele? Jumal oli see, kes korraldas maa hõivamise. 5. Moose 7. peatükk ütleb, samuti läkitab Jehoova su Jumal neile masendusi, kuni on kadunud need, kes on järele jäänud ja need, kes endid on sinu eest peitnud. 17. salm ütles, et rahvad hajutatakse. See paistab viitavat sellele, et kaanalased poleks pidanud keelu alla sattuma, kui nad oleksid pärast imelise teate saamist Egiptuse väljarändest ja eelseisvaist vallutamistest Iisraelile nii pühalikult lubatud maa maha jätnud. Niisiis, kaananlastel oli siiski veel olemas valik. Kaananimaa elanikud võinuks veel valida meeleparanduse ja Jumala teenimise, nii nagu seda näiteks tegi Raahab. Joosa raamatu 2. peatükis Raahab tunnistab, et Issand andis Iisraelile maa. Raahab tunnistas Jumala kätt Punase mere lahknemisel ja nende Egiptusest vabastamisel. Raahab tunnistas, et Jumal on Jumal ülal taevas ja all maa peal. Ja kui maakuulajad vastasid talle, kui Jehoova annab selle maa meile, siis oleme su vastu head ja ustavad. Raahab oli teadupärast prostituudi minevikuga, kuid ta sai säästetud. Talle andestati ja ta toodi Iisraeli rahva hulka. Ta isegi abiellus Iisraelist mehega, sai Boase emaks, kes oli Meessia eelkäija ja temast nimetatakse ka Heebra raamatu usukanglaste nimistus. Veel näiteks kiibeonlased. Ja siis veel üks mees Peetelis Kaanani vallutamise sündmustikus. Kohtumõistete 1. peatükk teatab, siis luurajad nägid üht meest linnast välja tulevat ning ütlesid sellele, näita nüüd meile, kust me pääseme linna, siis me anname sulle armu.
Siis ta näitas neile linna sissepääsu ja nad lõid mõõgateraga maha linna elanikud, mehe ja kogu tema suguvõsaga lasksid nad minna. Siit nähtub, et Jumal soovis halastada, kui vaid inimesed seda soovisid ja olid valmis tunnustama Jumala suveräänsust enne vallutust, nagu oli see Rahabi puhul, või vallutuste ajal, nagu see mees just toimis. Ja 4. faas oli kaanalaste hävitamine. Häving tabas neid, kes varjusid kindlustatud linnadesse, jätkasid mässu Jumala plaani vastu anda maa iisraelastele ja kes paadutasid oma südamed. Joosua 11. peatükk ütleb, ei olnud linna, kes oleks teinud rahu Iisraeli lastega, kui ainult need hiivlased, kes elasid Gibeonis. Nad võitsid kõiki sõjaga, sest see olenes Jehoovast, kes tegi nende südamed kangeks. Nõnda, et nad tulid sõdima Iisraeli vastu, et neid hävitataks sootumaks, ilma et neile armu antaks, vaid just hävitataks, nagu Jehoova oli Moosesele käsu andnud. Nagu panite tähele, üks linn sõlmis Iisraeliga rahu ja nemad säästeti hävingust. Jumal oma otsustega kinnitas mässu ja ebajumala kummardamist teenivate inimeste südamekanguse. Ta lubas neil kanda oma valikute tagajärgi. Niisiis Jumal kogu oma lunastusplaani teostamisel järgib iga inimese vaba valiku garanteerimist. Kuulake, mida 5. Moosese 20. peatükk ütleb. Kui sa jõuad mõne linna ligi, et sõdida selle vastu, siis paku sellele rahu. 5. Moosese 20. peatükk jätkab. Nõnda tee kõigi nende linnadega, mis on sinust väga kaugel, mis ei ole nende siinsete rahvaste linnade hulgas. Aga nende rahvaste linnades, keda Issand su Jumal annab sulle päris osaks, ära jätta elama ühtegi hingelist, vaid hävita sootumaks hetid, eemorlased, kaanalased, perislased, hiivlased ja muuslased, nõnda nagu Issand su Jumal sind on käskinud, et nad ei õpetaks teid tegema kõiki neid jäledusi, mis nad tegid oma jumalatele, ja et teie ei teeks pattu Issanda oma Jumala vastu. Niisiis, millest Jumal soovis neid säästa? Jumal soovis neid säästa kõigist nendest jäledustest, et nad ei hakkaks neid praktiseerima. 5. Moosese 13. peatükk kindab, kui sa kuuled mõnes linnas, oma linnas, mille Issand su Jumal annab sulle elamiseks, räägitavat, et sinu keskel on välja läinud kõlvatuid mehi, kes hukutavad oma linnade elanikke öeldes, läheme ja teenime teisi jumalaid, keda te ei ole tundnud. Siis otsi ja uuri ja küsitle hästi ja vaata, kui asi on kindlaks tehtud, see jäledus on su keskel sündinud, siis löö mõõgateraga kindlasti maha selle linna elanikud, hävita mõõgateraga linn ja kõik, kes seal sees on, ka selle loomad ja kokku kõik sellest saadav saak keset turgu ja põleta tulega linn ja kõik sellest saadud saak täis ohvriks Issandale oma Jumalale. See jäägu igaveseks ajaks ahervaremeks, seda ärgu ehitatugu enam üles. Aga sinu kätte ärgu jäägu midagi sellest hävitatavast, et Issand pöörduks oma tulisest vihast, annaks sul armu, halastaks su peale ja teeks sind paljuks, nagu su vanemaile on vandega tõotanud. Ja Joosua 10. peatükk ütleb, nõnda lõi Joosua kogu maad, mäestikku ja lõunamaad, madalamaad ja nõlvakuid ja kõiki kuningaid, säästmata kedagi ja hävitades sootumaks kõik elavad olendid, nagu Issand Iisraeli Jumal oli käskinud. Alates patu ilmumisest maailma ei ole olemas neutraalset, erapooletust. Saab olla kas Jumala poolt või tema vastu. Üks pool viib ellu, seega igavesse ellu, teine pool surma ehk siis igavesse surma. Täielik hävitamine räägib patu ja kurjuse õiglasest hukkamõistust Jumala poolt. Jumal volitas oma valitud rahva muistse Iisraeli tema kohtuotsust täide viima.
hävitamine oli otse tema jumaliku kontrolli all, piirdus kindla ajalooperioodiga, kindla vallutamisega ning selgelt määratletud piirkonnaga, muistse Kaananiga. Nagu viimases mõtiskluses nägime, langesid hävitamiskorralduse alla need, kes järjepanu mässasid Jumala eesmärkide vastu ja trotsisid neid. Nemad ei parandanud iialgi meelt. Seega polnud Jumala otsus nad hävitada meelevaldne ega ka mitte marurahvuslik. Pealegi, Iisraeli ootas samasugune kohtlemine juhul, kui nad otsustasid võtta omaks niisuguse eluviisi, nagu oli kaananlastel. Isegi kui tundub, et jumalikus sõjas eri pooltel asuvad rühmad on varem kindlaks määratud, iirlased pärivad maa ja kaananlased hävitatakse, on võimalik liikuda ühelt poolelt teisele poole, nagu näeme Raahabi, Aakani ja Gibeonlaste juhtumitest. Inimesi ei määratud meelevaldselt kaitse või needuse alla. Need, kellel oli eesõigus suhelda Jahveega, võisid oma hüve vastuhaku tõttu kaotada ning need, kes olid neetud, said alluda Jahve ülemvõimule ja elada. Tänase mõtiskluse põhitähelepanu on olnud Vanatestamendi sõdadel, mis toimusid Jumala korraldusel ja Jumala abil. Siiski on vaja veel rõhutada üht võrdväärselt tähtsat teemat Vanas Testamendis ja prohvetlikes kirjades. Tuleviku nägemust rahumeelsest messia ajastust. Messiat kirjeldatakse ka sõnadega rahuvürst Jeesaja 9. peatükis. Tema rajab riigi, kus valitseb rahu, kus lõvi ja lambad all on ühel karjamaal. Loeme Jeesaja raamatu 11. peatükist. Aga Iissai kännust tõuseb vitsuke ja võsu tema juurtest kannab vilja ja tema peal hingab Jehova vaim, tarkuse ja mõistuse vaim, nõu ja väe vaim, Jehova tundmise ja kartuse vaim. Tema õndsus on Jehova kartuses. Ei ta mõista kohut oma silmanägemise ega noomi oma kõrva kuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja noomib hädalisi maale õigluses. Ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on tal vööna niudeil ja ustavus põllena puusadel. Siis elab hunt tallega üheskoos ja panter magab kitsekese kõrval. Vasikas, noor lõukoer ja nuuveis on üheskoos ning pisuke poiss ajab neid. Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad magavad üheskoos ja lõukoer sööb õlgi nagu veis. Imik mängib rästiku uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmao poja järele. Kuningriigis, millise Jeesus rajab, ei saa olema hävingut ega kahju. Nii ütles Jeesaja 11. peatükk. Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, sest maa on täis Jehova tundmist, otse kui veed katavad merepõhja. Edasi prohvet Jeesaja kinnitas Kristuse kuningriigis valitseb rahu. Jeesaja 60. peatükk ütleb, ma panen su ülemuseks rahu ning su sundijaks õigluse. Kristuse kuningriigiks on kestev rahu, see on nagu jõgi. Jeesaja 66 ütleb, sest nõnda ütleb Jehova, vaata, ma juhin tema juurde rahu otse kui jõe ja rahvaste rikkused otse kui tulvava oja. Tema lapsi kantakse kaenlas ja kiigutatakse põlvedel. Kuid Vanas Testamendis on üks meeliköitev jutustus Eliisa teenistuse ajast. See on kirjas 2. kuningate 6. peatükis. Ma loen siit pisut, kuid sa peaksid ise seda kodus lugema pühakirjas, see on võrratu jutustus. Eelia sulane pöördus tema poole öeldes, nüüd me oleme tõelises õnnetuses. Aga Eelia vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Ja Eliisa palvetas ning ütles, Jehova,
tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja Jehova tegi lahti poisi silmad ja too nägi ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa. Kui siis süürlased tulid tema juurde, palus Eliisa Jehovat ja ütles, löö seda rahvast pimedusega. Ja Jumal lõi neid pimestusega Eliisa sõna peale. Ja Eliisa ütles neile, see ei ole õige tee ega õige linn, kuhu te olete tulnud. Tulge mu järel ja ma viin teid mehe juurde, keda teie otsite. Ja ta viis nad Samaariasse. Ja kui nad jõudsid Samaariasse, siis ütles Eliisa, Jehova, tee lahti nende silmad, et nad näeksid. Ja Jehova tegi lahti nende silmad ja nad nägid ja vaata, nad olid keset Samaariat, seega siis süürlased. Ja kui Iisraeli kuningas neid nägi, siis ta küsis Eliisalt, mu isa, kas ma pean nad maha lööma, kas ma pean lööma? Aga ta vastas, ära löö. Kas sa lööd maha need, keda sa vangi võtad oma mõõga ja ammuga? Pane neile ette leiba ja vett, et nad sööksid ja jooksid ning saaksid minna tagasi oma isanda juurde. Siis ta valmistas neile suure söömaja ning nad sõid ja jõid. Seejärel ta laskis nad minema ja nad läksid oma isanda juurde. Ja Süüria röövjõugud ei tulnud enam Iisraeli maale. Millise pildi see jutustas meile loob Jumalast, Jumala eesmärkidest seoses oma rahvaga ja kogu inimkonnaga? Kujutad sa ette, Liisa annab korralduse Süüria armeed toita ja nad oma isanda juurde tagasi saata. Neid ei hävitata. Ta andis neile pildi ideaalist, rahust, mis on alati Jumala soov ühenduses oma rahvaga. On huvitav täheldada, et Eliisa oli täiesti teadlik vaenlasest ümbritsevast nähtamatust armeest ja selle armee üleolekust. Sellepärast Eliisa palvetas ning ütles, Jehova, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja Jehova tegi poisi silmad lahti ja ta nägi ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa. Meie Jumal on vägagi seotud kosmilise konfliktiga, millest on mõjutatud ka meie planeet, kuid lunastamise lõplikuks eesmärgiks on igavene rahu, mitte igavene konflikt või vaenlase igavesti orjaikes hoidmine. Kui vägivald sünnitab vägivalla, siis rahu toob rahu. Jeesus ütles oma kannatuste hetkedes ühe oma jüngrile, pista oma mõõg tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, saavad mõõga läbi hukka. Ilma Jeesuseta pole mingist kestvast rahust juttugi. Johannese 16. peatükk kinnitab meile, sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Kui me oleme oma elu keeristes või oma toimikutes, siis mõelgem, millised võimalused on Jumal meile tänapäeval andnud, et luua rahu seal, kus seda ei ole. Olgu sul kordaminekute rohke nädal, peatse kohtumisena järgmisel mõtisklusel.